Viru keskuses oleme me kõige rohkem külastanud Goldtime'i kauplust ja Kristiina, varsti on aeg kella keerata. Ja kui käekelladest rääkida, siis Goldtime on tõesti õige koht, kus olla ja käekelladest juttu teha. Et meil on nüüd jaanuaris siis nii-öelda Šveitsi kellaala uuenenud, lõplikult valmis saanud ja siin on kokku lausa 13 erinevat Šveitsi luksuskellabräändi ja ma võib-olla alustaksin jutuga Tag Heuerist, kes on siis Šveitsi kellade osas sellise sportliku kella osas juhtival positsioonil maailmas. Oma stiililt on nad selline pühendus rallile ja rallispordile. Et mis siis kvaliteedi osas Tag Heueris välja tuua ongi innovatiivsus, väga kvaliteetsed materjalid, tugev brändi nimi ja staatus, pikaajalisus ja meisterlik täpsus. Kui Tag Heueri kellade puhul kindlasti mehi inspireerib kiirus, innovatiivsus, tehnoloogia, siis naiste puhul kindlasti mängib suuremat rolli disain. Ja kui nüüd rääkida tõelisest disainikurust, siis me ei saa mööda üle ega ümber Gucci moemajast ja selles moemajas toimus Alessandro Micheli peadisaineriks saades suur revolutsioon ja seda on näha ka disainis ja otse loomulikult kõik need disainielemendid tulevad ka käekella, üle ja ka ehetesse. Gucci kui moemärk on olnud alati hästi ihaldusväärne ja seda on tunda ka siin nii käekellade puhul kui ehete puhul ja sellel hooajal on ehetes kindlasti mida avastada, sest on võetud kasutusele ka huvitavaid värve ja säilivad samas ka Guccile omased elemendid.